Tere hommikust teile! Tõepoolest, Mari-Liis Lill, näitleja, lavastaja, pidas eilse hommiku mõtiskluse ja nagu tema pole selle konkreetse valdkonna ekspert, niimoodi pole ka mina. Ministri ootusi mina täita ei saa, praktilisi, konkreetseid käegakatsutavaid lahendusi pakkuda. Ei ole minu osa, aga nagu Mari-Liis olen ka mina kuulanud palju lugusid ja tõepoolest olnud teekaaslaseks ja püüdnud toetada neid lugude rääkijaid. Aga kõigepealt ma räägin teile ühest postitusest, mida mu tütar paari päeva eest mulle saatis. Postituse autor tunnistas, et ta nagu sarnaselt ilmselt, 100 miljonitele inimestele maailmas on väsinud kogu COVID teemast, protestidest, brutaalsusest, lamedusest. Ja ta sõnastas seda nõnda, et ta on ennast kaotamas, et pikapeale hakkab see uus normaalsus tundumagi päris eluna, selle ainsa olemasoleva reaalsusena. Aga siis kohtus ta hiljuti ühe 87-aastase mehega, kes oli oma elus põdenud nii lastehalvatust kui difteeriat, kes oli osalenud Vietnami sõjavastastel meeleavaldustel ja näinud oma elus mitmeid näguripäevi. Ometi oli tema silmis sellist lusti ja elujanu. Ja siis see autor lausus vanahärrale kaastundlikult, et küllap on need viimased aasta-poolteist olnud talle eakale inimesele keeruliseks katsumuseks. Mees näis üllatunud ja ütles väikese imestusega hääles, et ei, ma loobusin juba ammu kombest vaadata elu läbi rasvastes tähtedes pealkirjade. Ma vaatan elu läbi inimeste, kes on mu ümber. Ma vaatan elu ja tõden päevast päeva, et armastus on suur jõud. Ja sellepärast olen ma otsustanud kirjutada omaenda pealkirju. Näiteks selliseid. Mees armastab täna oma naist. Või pere jätab kõik sinna paika, et olla vanaema haigevoodi juures. Või, ja ta patsutas sõbralikult tolle postituse autori kätt, vana mees leiab omale sõbra. Ja loo autor kirjutab, et seda eakat meest kuulates hakkas tema ängistus leevenema. Ta lasi need pilvena teda ümbritsevad mured lõa otsast lahti, need otse kui lahustusid või hõljusid kuidagi kaugemale eemale ning kerge rõõmsa meelega hakkas ta õppima, mismoodi ise oma elule pealkirju seada. Mulle täiesti meeldis see mõte. Mitte lasta ennast määrata väljastpoolt tulevatelt pealkirjadel, vaid elada vabaduses luua ise endale et pealkirjad. Ja see ei tähenda minu jaoks sellist paralleelreaalsuses elamist. See tähendab vabadust otsustada selle üle, millise meelsuse ja hoiakuga ma oma päeva alustan ja selles maailmas elan ning millel või kellel lasen ma saada meelevalda enda üle. See ei ole ükskõiksus maailmas toimuva suhtes, vaid see on oma mõtete peremeheks olemine. Ja mulle tundub, et just selle vabaduse määrata ja kirjutada oma elu pealkirju röövib inimeselt vägivald. Igasugune vägivald. Ka see, mis valitseb praegusel hetkel Afganistanis. Ja me võime küll öelda, et seal toimuv on väljaspoolt lähtuv vägivald ja see röövib täielikult. Kui ma mõtlen nõukogudeaegsetele repressioonidele, mälestustele, lugudele tollest ajast, mis kirja on pandud, on mul tunne, et mõned inimesed suutsid ka repressioonide all säilitada võimaluse iseendaks jääda ja sisemiselt mitte murduda. Mulle tundub, et välise poliitilise vägivalla puhul on võimalik kusagil sees jääda ikkagi selleks, kes ise loob oma pealkirjad. Aga lähisuhte vägivallaga on lood teisiti. See halvab inimese täielikult. See röövib talt igasuguse vabaduse, ka sisemise vabaduse. Ja see on olukord, kus sa ei ole peremees mitte ühegi päeva üle, vaid iga päev, iga õhtu, iga öö sõltub sellest, kus või millises meeleolus on tema, see teine. Olgu see siis abikaasa, elukaaslane, isa, ema või täiskasvanud laps. Tema on see, kes dikteerib pealkirju sinu päevadele ja määrab, kas sa tohid kergendatult hingata, võib-olla tohid sa täna isegi natukene naeratada või sa pead naeratama, nagu eile öeldi, et söögilauas peab naeratama. Võib-olla tohid sa õhtul isegi sõpruskonnas pealt näha rõõmsana näida, aga võib-olla kannab su päev pealkirja madalam kui muru või püüa parem mitte jalgu jääda. Kogu su elu tonaalsuse määrab keegi teine. See teine, kelle eesmärk ongi hoida sind täielikus ebakindluses,
täielikus sõltuvuses tema tujudest ja tahtmistest ning sa ei tea enam, kes sa ise õieti oled, kas sa ise üldse midagi tahad, kas sa tohid tahta, kas sa oskad enam tahta. Sa pead kogu aeg midagi heastama, sa oled kogu aeg võlgu, sa ei ole kunagi piisavalt hea ning sa jääd seda ise ka juba uskuma. Ma loodan kogu südamest, et see 2-päevane konverents aitab selle kaudu. Me jõuame nendeni inimesteni, kes on oma vabaduse sellisel kombel kaotanud, et nad võiksid leida julguse ja vabaduse määrata ise oma elu pealkirju. Aga kui ma juuli keskel olin selles olukorras, et sain kirja, et nüüd see mitu korda ära jäänud konverents pisut muutunud pealkirjal ikkagi toimub ja mis võiks olla minu ettekande pealkiri, siis jäid mu mõtted pidama ühel Jeesuse poolt korduvalt kasutatud sõnal. Kreeka keeles on see sõna mikros, mitmuses mikroi. Selle eestikeelseks tõlkevasteks on Uues Testamendis pisikesed. Nii näiteks ütleb Jeesus, et neile, kes kas või ühele Jeesuse pisikestest liiga teeb, oleks parem, kui tal oleks veski kivi kaelas ja ta oleks merre heidetud. Ja ka teises kohas, näiteks seal, kus Jeesus räägib 100 lambast, kellest üks õnnetuke ära eksib ning karjane jätab 99 arukat ja tublit lammast sinna paika, et seda ühte üles otsida, ütleb Jeesus lõpetuseks. Nõnda ei taha teie isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks. Muidugi tuleb küsida, kes on need pisikesed, kelle eest Jumal nagu oma silmaterade eest hoolt kannab. Esimene vastus on lihtne ja selge. Need on mõõdult pisikesed, ehk siis sellest kreekakeelsest sõnast võime öelda, et mikroskoopilised. Need on igas vanuses lapsed. Need on lapsed, imikud, enneaegsed, sest ilma erilise hooleta ei jää nad ellu. Need on kõik väetid, olgu siis noorusest, vanadusest või haigustest väetiks jäänud. Aga ilmselgelt on need ka inimesed, keda teised pisikeseks muudavad ehk pisendavad. Need, keda päevast päeva üsna järjekindlalt madalamaks ihutakse, lihvitakse, tümitatakse. Me teame, et seda võib teha nii füüsilise vägivallaga kui ka sõna jõul, aga ka inimest ignoreerides sõnatult, nii et ta hakkabki ennast tundma nagu tühi koht. Nüüd Jumala pisikesed on ka need inimesed, võib öelda ka inimrühmad, keda pisendab, alandab või muudab teisejärguliseks meie ühiskond, meie üldine avalik arvamus, meie ise oma hoiakute, eelarvamuste, oma lollide naljadega. Nemadki on seal elu ääremaal, meist on siin Flo Kasearu tehtud kaunil toolil ja kasutan ka tema sõnu, need inimesed, kes on elust välja lõigatud teises toas. Ristiusu keskmes on Jumal, kes seisab nende eest, kes on pisikesed, kes on jõuetud, väetid, ääremaal või nurka surutud. Ja see on iga risti inimese kohus ja vastutus siin maailmas märgata, aidata, toetada, tervendada, anda elamise julgust selle maailma pisikestele. Ja millal iganes ajaloos on kristlus astunud nende poolele, kes on suured, tugevad, võimukad, seal on kristlus vähehaaval lakanud olemast see, mis ta olema peaks. Ta on inimeste poolt moondatuna muutunud iseenda vastandiks. Seda on juhtunud lugematuid kordi ja seda juhtub veelgi, sest inimesele on omane võtta see, mis on hea, mis on isegi parim ja rakendada see enese võimuambitsioonide etteotsa. See on selge, et oma lipukirjaks on inimene ikka võtnud midagi, mis on pealtnäha kena, hea ja viisakas. Ei saa ju otse välja öelda, ei saa tegelikult ka eneselegi hästi tunnistada, mis on tegelik agenda. Ja et taotletakse võimu, taotletakse tähelepanu. Ja me näeme seda toimumas ka tänases Eestis, kus paraku just kristlusele appelleerides püütakse tsementeerida mingisuguseid harjumuspäraseid käitumismustreid ja soorolle. Ärge uskuge seda, see ei ole kristlus. See on kristluse kaaperdamine. Selles kõiges pole jälgegi Jeesusest, ei tema elust ega sõnumist. Kristus seisab alati pisemate poolel, et anda neile väge, et anda neile elamise julgust ja väärikust. Nii et jah, ma väidan seda, et Jumala olemuseks on seista kannataja poolel, jätkuvalt ohvrite eest seista, nende kaitseks tegutseda.
Ja see on nii kategooriline nõue, et selle kõrval kahvatub igasugune traditsioon või norm. Nii see peaks olema. Aga nagu ma ütlesin, inimese viis on käänata ka kõige üllemad põhimõtted sageli just enese kasuks. Eile hommikul enne lõunal Karja Talviste lasi meil siin käega märku anda, kui me arvame, et vägivaldsest suhtest tuleb lahkuda. Ja teiseks küsis ta, kui mäletate, kas peaks lahkuma ka siis, kui peres on lapsed. Ma istusin seal tagareas ja vaatasin saali ja mulle tundus, et arvamus oli siin saalis üsna üksmeelne. Jah, vägivaldsest suhtest tuleb lahkuda. Ma jäin mõtlema, ma ei ole kindel, kas näiteks kirikukogul või vaimulike konverentsil oleks auditooriumi reaktsioon olnud samasugune. Ma kahjuks pean ütlema, et ma kahtlen. Kole kerge on tulla perevägivalla puhul välja õpetussõnadega, ütleme siis kristlikus kontekstis, rääkida andestusest ja kannatlikkusest, rääkida usust ja teistest voorustest. Ja ohvrile võib kinnitada, et Jumal võib tema kaasat muuta. Ta on su laulatatud abikaasa, sul tuleb anda talle võimalus. Pea vastu, ole tugev, ole ustav, palveta tema eest, küll asjad muutuvad. Ja ma rõhutan, et ma olen kristlane, usklik inimene, ma ei kahtle põrmugi Jumala kõige väelisuses, ma ei kahtle Jumala võimes muuta inimest, aga vägivaldses suhtes peaks see muutumine toimuma küll siis, kui ohver on vägivallatsejast püsivalt ohutus kauguses, soovitavalt kilomeetrite või 10 kilomeetrite taga. Ja nagu rääkis eile Somaaliast pärit Ujun Ahmed, on patriarhaalsetes kogukondades, kus juhtideks on valdavalt mehed, üldse väga keeruline nende teemadega lagedale tulla. Keskkonna rigiidsed soorollid ja tavad, need on aeglased taanduma. Ma möönan, et ühelt poolt on traditsioonid vajalikud, ilusad, ülendavad. Õigupoolest, kui me järele mõtleme, ei oleks ilma traditsioonideta inimkultuurigi olemas, siis teisalt on neil oht muutuda kammitsevaiks. Minu teada ei ole meil sellesisulisi uuringuid tehtud, ent paljudes muudes kristlikes maades on, ja ma lugesin hiljuti ühte Austraalia kohta käivat uurimust. Neis kirikutes, kus seda teemat ei ole tõstatatud, kus sellega ei ole tegeldud, kogevad need, kes julgevad üldse oma probleemiga lähisuhte vägivallaga välja tulla. Mitte ainult oma meestelt, vaid sageli ka koguduse juhtidelt manitsusi, just selliseid, nagu ma enne ütlesin, et ole ikka ustav ja püsi ja jää ja kannata. Ja siis veel leidub piiblist selliseidki kirjakohti, kus öeldakse, et naine peabki mehele kuulekas olema, naine peabki alistuma. Ujun rõhutas eile veel, et meil tuleb abiandjatena tunda ja mõista konflikti osapoolte kultuuri ja mõtlemist. Ja ma tahan teile südamele panna, religioosse inimese maailmapildis on üks väga oluline dimensioon, mis võib teha selle inimese olukorra ühelt poolt palju helgemaks. Ma näen seda ka haiglas kriisisituatsioonis hingehoidjana. See on see dimensioon, mida ütleme siis Jumal tema elus, kes annab uskumatult palju jõudu ja lootust. Aga kui me räägime lähisuhte vägivallast, siis võib see teha tema olukorra ka tunduvalt raskemaks, sest see annab täiendava võimaluse ohvriga manipuleerida. Sellega võib kaasneda rohkelt süütunnet, läbikukkumistunnet ja see tunne ulatub identiteedi sügavaimate kihtideni. Sest see ei ole ainult see, et ma olen naisena, abikaasana, emana läbi kukkunud, vaid ma olen ka inimesena Jumala ees, ka kristlasena, ka usklikuna läbi kukkunud. See tunne võib tekkida, kui see on see, mida seal koguduses, selles kogukonnas soodustatakse. Ja teatud kogukondades võib lahutus tähendada ohvri täielikku läbikukkumist. Ta võib tunda ennast sellena, kes on alt vedanud ka Jumalat, et tema usk on liiga nõrk, et ta ei ole piisavalt palvetanud ja nõnda edasi. Ja neid teemasid ei tohi tühiseks teha, neid ei tohi naeruvääristada ka siis, kui abistaja, siis abiandja roll, maailmapilt on teistsugune. Ja lahkumine vägivaldsest suhtest võib sel puhul tähendada ka väljaastumist kogukonnast, kogudusest, millega sa oled olnud sünnist saadik seotud, millega on seotud su pere, su lähedased, su sõbrad. Nii et see hind, see, mis kaalukausil on väga-väga suur.
Aga siinkohal võib ju küsida, et miks ei võiks üks naine otsustada, et ta ei otsigi oma mehe vastu kaitset. Miks ta ei või tõepoolest jääda ustavalt sellesse suhtesse, nii nagu altari ees sai kunagi tõotatud? Miks ei võiks vabal maal lasta inimesel leppida sellega, et ta on kellegi jalamatt? No las ta siis olla, kui talle sobib, et tema valik ju. Ma väidan, et inimesel on kohustus enese eest seista ja seda vähemalt 2, tegelikult 3 põhjusel. Esiteks, me kuulsime eile doktor Kleinbergi, aga ka teiste ettekannetest väga selged sõnumid sellest, mida teeb vägivalla tunnistajaks olemine lastele. See laastab nende tervist täpselt samamoodi nagu vägivalla ohvriks olemine. Seega ei tohi vägivallaga leppida laste pärast. Teiseks, Piibli keskmes ei ole sõnum naise alistumisest. Ja seda väita oleks, ma ütlen, see oleks blasfeemia öelda, et Piibli põhisõnum on mingisugused traditsioonilised pererollid või nõnda. Jumal ütleb inimesele lugematuid kordi erinevas sõnastuses. Sina, inimene, oled erakordne. Sina oled Jumala silmatera. Ja mina tahan sind kaitsta, hoida. Mitte keegi ei tohi sulle kahju teha. Ka inimene ise endale mitte. Inimene kui Jumala loodu on püha. Rudolf Tobias on selle piibliteksti näiteks ju ka eks ole laulu pannud, kirjutades laulu, eks teie tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Inimene on Jumala loodu, imago Dei, absoluutne imperatiiv, et teda ei või jätta kaitseta ja tal tuleb seista oma enda väärikuse ja terviklikkuse ees. Ja kolmandaks ei tohi vägivallaga leppida, ei tohi jalamatiks jääda tegelikult ju ka vägivallatseja pärast. Sest sellesse olukorda jäädes toidab inimene kurja. Ja see kuri laastab mitte ainult ohvrit, see laastab pidevalt ka vägivallatsejat ennast. Jeesus ütleb küll ääretult karmilt, et neile, kes tema pisikestele liiga teevad, oleks parem, kui neil oleks veski kivi kaelas ja nad oleks merre uputatud. See näitab seda, et Jumala viha inimese tühistamise suhtes on nii suur, et selle alla sattumine, selle Jumala viha alla sattumine on rängem sellest, kui sul oleks veski kivi kaelas ja see vette lendaks. See on piiblis kohati hästi reljeefne keel, mis tahab meile täiesti selgeks teha, kui oluline on Jumala jaoks inimese terviklikkus ja selle kaitsmine. Talle on tema loodu tingimusteta oluline, aga talle on oluline iga loodu. Mulle eile meelde, kuidas doktor Anne Kleinberg rääkis sellest, kuidas ta on õppinud taluma vägivallatsejaid, ka väga hirmsaid tegusid sooritanud inimesi. Ja te mäletate, ta ütles eile, et ta mõtleb väikeste poiste peale, keda ta ravib. Ja ka need suured, need jõhkrad, need võimsad, kes talluvad teisi jalgade alla, on kunagi olnud pisikesed. Midagi on mingil hetkel nendest täiesti rikki läinud, aga kusagil sisimas on nad jätkuvalt katkised väikesed poisid ja tüdrukud. Ja mul on väga hea meel, et peale mind saab kohe sõna Marius Rohil, ma loodan, et ma hääldasin seda nüüd õigesti, Norrast, kes kõneleb just sellest, kuidas toetada vägivallatsejat, kuidas aidata temal väljuda sellest õudusest, millest seda ise ennast mässinud on. Ja kui alistamatuks ja võimsaks ta ennast ka ei peaks, kui suure despoodina ta ka ei käituks, on tema ju ka üks pisike Jumala loodu täiesti õnnetu ja katkine hing. Keegi ei saa kunagi laastada, alandada, tühistada teist inimest, ilma et ta ei hävitaks inimsust iseendas. Ja kui me niimoodi võtame, siis viimselt on absoluutselt iga inimene see Jumala saja, see lammas, kelle päästmiseks ta on valmis jätma ülejäänud 99 ja minema läbi rägastikke, et too kaduma läinu üles otsida ja koju tagasi tuua. Nii et ma olen tänulik, et Marius Rohil selle teemaga kohe siit ka jätkab. Aitäh teile ja õnnistust ja jõudu teile kõigile selles töös, nii siin saalis olijatele kui ka teisel pool ekraani, mis te teete. Ära mine, mõned küsimused on. Esiteks loomulikult Siseministeeriumilt ja Põhjamaade ministrite nõukogult koos nende heade partneri pealt kokku pandud väiksed meened kõikidele osalistele. Palun, aitäh. Ja tõepoolest on laekunud ka mõned küsimused, Annika, sulle.
ma küll ei tea täpselt, mida silmas peetakse, aga küsimus on sõnastatud niimoodi. Kuidas aidata hoida ohvreid religioossest manipulatsioonist? Aitajatel on vahest raske sellele survele vastu seista. Saad sa kontekstist aru? Jaa, muidugi saan. Loomulikult. Jah, oleks sellele lihtsaid vastuseid. Ma arvan, et üks hästi oluline asi, see, mida ma ka nimetasin, on see aktsepteerida seda, et kristlase, moslemi, muhamedlase maailmas on see üks lisadimensioon ja see on tema identiteedi jaoks ääretult oluline. On kohutavalt raske indoktrineeritud inimesele hakata selgeks tegema, eriti kui sa ise ei ole kristlane, aga isegi ka teisel kristlasel, seletama seda, et sinu piibli arusaamine on piiratud või ajast aegunud ja et seda võib ka teistmoodi mõista. Aga ma arvan, et see on just see, et ei ole mõtet hakata vaidlema selle üle, nende soorollide üle ja nii edasi ja nii edasi. Keskenduda sellele, et sina oled Jumalale kallis, sina oled Jumalale oluline. Jumal tahab, et sina oleks õnnelik, terviklik inimene. Et see on minu meelest see, mille peale minna. Et see vaidlemine piibli, selle konservatiivse vanamoodse, ütleme siis, ma ei saa isegi öelda, need soorollid, ma ei saa isegi öelda, et see on keskaegne arusaam. Piibel räägib antiikaegsest maailmapildist, kui me räägime soorollidest, eks. Et see on see kultuuriliselt määratud sõnum, aga selle üle on ajatu kõikidel sajanditel kehtiv sõnum sellest, et inimese terviklikkus, puutumatus on Jumala jaoks ääretult oluline. Armasta Jumalat üle kõige ja ligimest nagu iseennast. Inimene, kes iseennast ei suuda enam väärtustada, on tegelikult võimetu toetama oma lapsi, armastama oma vanemaid, keda iganes. Ma läheks seda teed. Klaar, teine küsimus, kuidas Jumal suhtub vihakõnelejatesse? Siin me peaksime hakkama, ma ei saa ju öelda, kuidas Jumal suhtub. Ma isegi, et lühendada ettekannet, võtsin maha selle jupi, just eile õhtul kustutasin ära, kus Jeesus ütleb, ma nüüd vabalt peast lihtsalt püüan tsiteerida, et see on Mattuse evangeeliumi 5. peatükk, kes tahab järgi kontrollida, kuidas see sõnastus täpselt seal on. Ta ütleb, et teile on vanasti öeldud, et te ei tohi tappa, aga mina ütlen teile, kes iganes ütleb teisele, ja seal on see arameakeelne sõna raka, mis eesti keeles on loll või tobu, see läheb tulekohtusse. Ühesõnaga, see sisuliselt on seesama veskikivi kaelas teema, eks ole. Ja siis ta läheb 1 kraadi veel, aga kes ütleb teisele, ja ma ei mäleta, mis see täpne sõna seal on, see läheb tulepõrgusse. Et väga selgelt on seal ka verbaalse vägivalla suhtes. Inimesele ei tohi haiget teha. Täiesti klaar. Ükskõik mis pidi ei tohi. Ja lõpetuseks üks kommentaar ka. Aitäh selle vaate eest perevägivallale. Nii Annika kui Juuni ettekanded avavad täiesti uue vaate teemale. Siia lisada Airi kõne perevägivalla keerukusest sai täieliku tõestuse. Annika, suur tänu. Aitäh teile. Ja.